Esmapilgul pole lumises linnas suurt midagi teha. Puud, põõsad ja taimed on talvepuhkusel, hingetõmbeaeg on ju haljastusega tegelevatel, kuid nagu me näeme, hea käekäigu nimel tuleb ka lumises ja esmapilgul puhkavas linnas üht-teist toimetada. Tänavate valgustuspostide ümber tuleks lumi tihkeks tallata, et närilised ei pääseks valgustuspostidele liiga tegema. Kevad hakkab kohe-kohe jõudu võtma ning Kohtla-Järve järve linnaosas on närilised jätnud jälje talvel tegemata töö pärast. Aga nimelt on keskalleel tervelt üks tänavapost maha näritud ja nagu me näeme, on närilistel hambad külge hakanud ka teisel poolt tänavat asuvale valgustuspostile. Huvitav, kas linnaesede poolt talvel tegemata töö või hoopis suur nälg? Mõni aastake tagasi taastatus stalinistliku stiilis valgustuspostid näevad kõrvalt vägagi maitsekalt välja. Aga missugune on nende toiteväärtus? Arvame, et midagi vist peaks olema, aga kindlasti mitte nii palju kui puukoores. Kuid post on ju veel hulganisti üleval. Erakorralise meditsiini osakonnast öeldi meile, et kõrvalnähtustega närilisi nende poole pole pöördunud. Kas äkki läksid metsa tagasi? No jumal tänatud. Loodame, et need 2 valgustusposti olid esimesed ja viimased.